Tere, mina olen Taavi Pertman ja see on Raharaadio. Hei, jälle on neljapäev ja kuulete Raharaadiot. Aga enne kui me üldse tänase teema juurde läheme, siis ma tahtsin vahepeal rääkida, et ma olen natukene siin mõelnud üldse sellest Raharaadiost ja Rahafoorumist ja kõigest sellest natukene suurema pildi pealt. Ja kuigi ma nagu mingi hetk seda kuidagi alateadlikult juba mõtlesin seda, siis ühel hetkel kuulasin mingit podcasti või lugesin mingit blogipostitust, ma enam täpselt ei mäletagi. Ja sealt igal juhul tuli idee või see nagu sai väga selgeks, et ma peaks rohkem võtma fookuseks selle, et mitte üritada jõuda järjest rohkemate inimesteni, vaid just jõuda olemasolevate inimesteni rohkem. Ehk siis rohkem jõuda sinuni, et rääkida sellest, mis on need küsimused, mis sind öösiti üleval hoiavad, mis on need takistused, millest saaksime sind üle aidata, mis on need võimalused või need valdkonnad, kus sa tahaksid edasi areneda, kuhu sa tahaksid edasi jõuda. Just need sellised küsimused, kuidas teha seda praegust Raharaadiot ja Rahafoorumit paremaks, et sa leiaksid siit oma vastused, mida sa otsid ja et see toetaks sind rohkem. Ja just need küsimused, need asjad võiksid olla see, millele ma nagu tähelepanu pööran rohkem. Mitte see, et ma nüüd jõuaksin, ma ei tea, 10 000 lugeja asemel 100 000 lugejani. Seda võiks ka jõuda, aga see võiks tulla hiljem. Või see võiks tulla ise nagu selles osas, et kui me suudame nii hästi asjad ära teha, et sina leiad siit sellised vastused väga kergesti ja saad edasi liikuda nii nagu sa tahad, siis ma usun, et see keskkond muutuks piisavalt heaks, et tuleksid ka need ülejäänud inimesed siia või need teised inimesed juurde siia, sest et kindlasti on palju teisi inimesi, kellel on samasugused soovid, mured ja küsimused kui sinul. Et pigem ma arvan, et tulevikus või lähitulevikus vähemalt, et saabki fookus pigem olema seal, et jõuda paremini sinuni, mitte seal, et jõuda rohkemate inimesteni. Mida see täpselt tähendab, jätan praegu veel natukene lahtiseks, aga mul mõned mõtted juba on peas. Osaliselt on nii-öelda mõtted tulnud sellest, et ma olen ise üritanud mõelda, kuidas paremini asju lahendada, aga osaliselt on väga häid ideid tulnud just Raharaadio kuulajatelt ja Rahafoorumi lugejatelt, kes on tagasit jätnud või kirjutanud, millega neil raskusi on ja tänu sellele olen kas otseselt saanud mõne hea idee või siis kaudselt saanud aru, milles probleem võiks olla inimestel ja nüüd üritanud välja mõelda, kuidas seda asja lahendada nii, et edaspidi oleks paremini. Ja kes teab, äkki ühel hetkel õnnestub hakata Rahafoorumiga ja Raharaadioga sinu jaoks nii palju väärtust looma, et saame ka sellest ära elada ja tegeleda sellega täiskohaga lihtsalt sellepärast, et oleks lõbus ja saaks teha midagi, mida me naudime ja samal ajal sellest piisaks, et ka sellest ära elada. Aga igal juhul ootan sinu poolt samamoodi neid mõtteid, ideid, küsimusi, muresid ja suuri unistusi. Pane need meie poole teele, kirjuta radio@rahafoorum.ee. See on radio@rahafoorum.ee ja
Ma ei saa lubada, et ma kõigile vastan, ma ei saa lubada, et ma kõigile väga kiiresti vastan, sest et neid kirju ja asju on päris palju, aga kindlasti ma loen kõik läbi ja ma üritan enamusele ka vastata. Lihtsalt see võib aega võtta. Aga lähme siis tänase küsimuse juurde või saate teema juurde ja saate teemaks on küsimus kuulajalt. Ehk siis Mart küsis sellise küsimuse. Kas investeerimisega on võimalik liiale minna? Ehk tuleb vahepeal aeg maha võtta ja reisile minna või muud sellist, et vahepealgi elu nautida? Jah, see on päris huvitav küsimus. Ühesõnaga, kas on võimalik hakata nii palju investeerima, et elu ei jõua nautida või et elu elada ei saagi? Kindlasti on võimalik. Kui või keegi väga tahab, siis tõenäoliselt on see võimalik. See natukene on raske vastata, sest et ma ei saanud päris täpselt aru, kas siin on nii-öelda teoreetiline küsimus, ehk siis, et kas teoreetiliselt on võimalik, et juhtub niimoodi, et kui ma nüüd investeerima hakkan, et ma panen kõik raha investeeringute alla ja elada ei jõuagi, või on siin reaalselt nagu praktiline küsimus, ehk siis sinul on tunne, et sa nagu ei saagi elada, sest et sul on kõik raha investeeringute all. Et see on nagu natukene teeb vastamist natuke raskeks. Aga kui niimoodi üldpildist vaadata, siis see on pigem hea probleem, mida omada võrreldes sellega, mida enamus omavad, ehk siis enamus ei investeeri üldse, siis kui sina investeerid nii palju, et sulle tundub, et elamiseks ei jää üldse raha, siis positiivsest poolest vaadates tähendab seda, et sa jõuad kiiremini oma eesmärkideni ja ühel hetkel sa ei peagi muud tegema kui ainult elama. Ehk siis ühel hetkel sa ainult eladki ja muud ei teegi. Et see selles mõttes võid mõelda sellises nurga all, et see, mis sa täna investeerid või need päevad või kuud, mis sul täna elamata jäävad, tähendavad hiljem aastate kaupa aega, mis sul ainult nii-öelda selliseks elamiseks või lõõgastumiseks ongi, kui sa väga tahad. Aga see kindlasti ei peaks niimoodi olema. Kui see on nüüd reaalne olukord, ehk siis sa reaalselt tunned, et sa investeerid kõik raha ära ja elamiseks raha ei jäägi, siis esiteks ma küsiks, et kas sul on investeerimise eesmärgid paigas. Ehk siis kas sa tead, mida sa saavutada tahad selle investeerimisega ja kas sa tead, kui palju sul selleks raha on vaja ja kui palju sa peaksid igakuiselt investeerima, et seda eesmärki selleks ajaks saavutada. Et kas sul on olemas, kui ma küsin näiteks, kui palju sa iga kuu investeerima pead, et oma eesmärkideni jõuda, kas sa oskad mulle öelda, et ma pean 250 eurot investeerima, siis ma jõuan sinna. Kui ei, siis soovitan sellest alustada. Pane oma eesmärgid paika, mõtle need numbrid välja. Blogis peaks isegi olema paar postitust selle kohta, kuidas neid eesmärke seada. Ja alles hiljuti oli ka üks Raharaadios saade, ma ei tea, kas hiljuti, aga mingi hetk oli igal juhul. Ühes Raharaadio saates rääkisime ka, tegime turniiriredeli protsessi läbi selle kohta, kuidas finantseesmärke või eesmärk üldse seada. Et selles mõttes saab sealt leida või teine variant on osta omale minu e-raamat Eesmärgipärane investeerimine, kus me täpselt selle protsessi kõik läbi teeme ja just selle mõttega, et see eesmärkide seadmine oleks baas, kust sa hakkad edasi minema. Sest et investeerimise pärast on üsna mõttetu tegevus. Et pigem võiks olla sul mingi eesmärk, miks sa seda teed ja siis on sul võimalik aru saada, millal sa oled oma eesmärgi saavutanud.
sest muidu juhtub see, et nii-öelda raha hakkab sind kontrollima, ehk siis sinu number saab olema see, et peab rohkem olema iga kuu. Ja siis võibki tekkida see, et sa investeerid lihtsalt kogu raha ära, olenemata sellest, kas sa oled oma eesmärgi saavutanud või mitte. Ehk siis kui me võtame selle sama näite, mis ma korraks tõin, et sul on vaja näiteks 250 eurot iga kuu investeerida, et oma eesmärgini jõuda, ja sina täna investeerid 400 eurot, siis keda me süüdistada võime selles, et sul elamiseks raha ei jää. Et ise nagu pingutad üle. Eks? Et kui sulle 250 piisab, siis okei, pane 300 või pane 350. Kui sa tahad, sa jõuad kiiremini eesmärgini, aga samas, kui sa nagu elada ka tahad, siis võid ju 100 või 50 eurot nagu iga kuu kõrvale panna reisimiseks või milleks iganes, mida sa elamiseks nimetad. Et selles mõttes see on nagu esimene koht, kuhu ma vaataks. Et kas sa oled oma eesmärgid saavutanud, kas sa investeerid igakuiselt piisavalt ja kui sa investeerid rohkem, kui vaja on, siis võid sealt mingil määral natukene vähemaks tõmmata ja seda raha siis hakata koguma pigem selleks reisimiseks või milleski muuks. Aga lihtsalt sedasi, et sa nüüd lõpetad investeerimise ära ja lähed reisile, raiskad raha ära ja siis vaatad edasi, et seda ma nagu ei soovitaks. Sest et see on umbes sama, et sa hakkad dieeti pidama, kuu aega pead dieeti, võtsid 5 kilo alla ja nüüd premeerid ennast sellega, et sööd 1 kilose tordi ära. Et see on nagu endale jalga tulistamine, et see pigem ei ole mõistlik. Aga nüüd teine variant, et kui sul on eesmärgid paigas ja sa ei investeeri piisavalt, ehk siis 250 eurot on vaja jõugu panna ja sa investeerid näiteks 100 eurot ainult, siis võiksid üle vaadata esiteks oma kulud. Et kas probleem on selles, et sa raiskad raha mingitesse lambikohtadesse, näiteks sul on 300 megabitine internet, kuigi 10 megasega võiks sama hästi Facebooki külastada ja YouTube'i videosid vaadata. Või sul on mingi 300 kanaliga telekapakett või sul on mingi 5 seti satelliit nurgas vedelemas 3. aastat, mida sa pole pakistki välja võtnud. Või mida iganes raha, kuhu iganes sul kaob. Et vaata nagu kriitilise pilguga oma eelarve üle, et võib-olla on see kulukoht seal hoopis, et võib-olla leiad sealt raha. Esiteks selle jaoks, et saaksid oma investeerimise eesmärgi täidetud, aga teiseks ka selleks, et sealt võtta seda raha, mille eest siis nii-öelda elada. See oli siis jutumärkides sõna, sest et elame nii või naa kogu aeg. Aga põhimõtteliselt, et võib-olla leiad selle reisi raha mitte investeerimise arvelt, vaid just kulutamise arvelt. Ja just kulutamise arvelt selles osas ehk nii-öelda mõttetute kulude arvelt, mis tegelikult su elu kvaliteeti ei paranda väga, vaid lihtsalt on üks lisakulu, sest et kunagi sai siuke otsus vastu võetud. Et vaadata nagu see asi üle. Teine asi, mida siin võiks teha sellises olukorras, tuleta meelde, mis su eesmärk on, miks sa seda tahad ja miks see sinu jaoks oluline on ja mida see sulle annab, kui sa selle saavutad. Ja siis võrdle seda reisiga või selle mis iganes meelelahutusega, mis sa teha tahad. Ja mõtle, kumb on tähtsam. Et kumb sinu jaoks on olulisem. Mitte kumb on tähtsam ühiskonna mõttes või mis iganes minu mõttes või kelle iganes mõttes, vaid kumb on sinu jaoks tähtsam. Kumb on sinu jaoks olulisem. Ja nüüd mõtled, kui sa läheksid sinna reisile, mis iganes see summa sinna kulub, investeerimata jääb ka paar kuud tõenäoliselt. Et vaata, kui palju see sinu eesmärki edasi lükkab.
et noh, ma ei tea, kulutad nii palju raha ära, see tähendab siis seda, et sa jõuad, sa saad oma finantsvabaduse 2 aastat hiljem näiteks, et siis mõtle üle, et kas see on seda väärt. Kui sinu jaoks on, siis palun väga. Kui ei ole, siis said jällegi natukene võib-olla motivatsiooni juurde, et pingutad edasi oma investeerimise eesmärgi suunas ja kui hästi läheb, siis jõuad ka sinna varsti. Et see on üks mõte. Teine idee või 3. idee vist juba siin selle teema juures on see, et võib-olla su tulud on liiga väiksed. Sest kui sa ei saa oma finantseesmärke täidetud ja sul ei ole raha elamiseks, sest et sa ei saa ka sealt kuludest kuskilt võtta, ehk siis sa ei saa kulusid vähendada, et jõuda kuhugi soovitud tasemeni, siis võib-olla sa teenid liiga vähe. Kurb, aga sageli tõsi. Et siis tuleb lihtsalt teha kas ületunde, kui see võimalik on, leida mingit lisatööd, ma ei tea, sõidad Uberiga ringi, lähed Go Work a Bit kaudu, vaatad nädalavahetuseks või mõneks õhtuks midagi, teed natukene lisa, tegeled mingist väikest viisi ettevõtlusega, ma ei tea, müüd midagi, remondid midagi, mida iganes, nikerdad mingeid käsitöö asju, mida iganes, ma ei tea, mida keegi oskab, teed seda või siis vaatad natukene toas ja kapis ringi, müüd ebavajaliku kraavi maha, võib-olla müüd selle auto maha, mida sul Tallinnas vaja ei ole, luksuskaup lihtsalt ja siis sellest lisatulust, kusjuures kui auto maha müüd, siis jääb ka igasugu muude kulude arvelt raha alles, et võib-olla siis jääb sul selle igakuiselt raha nii finantseesmärgi kui ka reisi jaoks, et võid seda mõelda. Aga jah, et siis põhimõtteliselt sellest lisatulu pealt mingi osa paned omale reisifondi või sellise meelelahutus või sellise elufondi, kus siis vabalt süümepinnadeta võid võtta ja laristada seda nii-öelda õnnelikkuse suurendamiseks või eluga rahulolu suurendamiseks. Et see on üks variant. Teine variant, mis kogu aeg ütlen teine, aga see on vist juba 4. kord teine. Et ühesõnaga, teine variant 4. korda on see, et reisimise asemel võib vabalt kaaluda ka igasugu muid alternatiive. Näiteks lihtsalt matkale minna, sest Eestis on päris palju huvitavaid selliseid matkaradasid. RMK-l on päris palju mingeid onnikesi ja majakesi, mis on ka väga ilusate kohtade peal. Pärnu, Haapsalu on suvel päris huvitavad populaarsed sihtkohad, kuhu minna. Lihtsalt sõpradega väike road trip ja grillima kuhugi kellegi suvilasse, samamoodi väga hea mõnus lõõgastus, eriti kui siin mõne ilusa suveilma ära tabad. Et võimalusi on palju ja see, kui eesmärk on nagu lõõgastuda, siis see ei tähenda tingimata kalli hinna eest kallite lennupiletitega kuhugi kallisse kohta, troopilisse kohta päevitama minna. Et sa võid ka Pärnusse päevitama minna või lihtsalt lõõgastuda kuskil. Kas või Pirital lõõgastuda. Et selles mõttes ta võib-olla ei anna täpselt sama efekti kätte, aga ma ütleks, et selline bang for the buck on tegelikult isegi alternatiividel palju parem kui reisile minek, sest et see on kõvasti odavam, kordades odavam ja Eestis on tegelikult suveilmad on päris head, et 24-25 kraadi saad ka siin kätte, et võta lihtsalt päev vabaks, mine randa või sõida kuskile linnast välja keset loodust ja saad samamoodi akusid laadida ja nii-öelda elu nautida. Et pigem lihtsalt
sõpradega natukene koos chillimist ja aja veetmist on umbes sama, nagu oleksid reisil käinud. Noh, ta ei ole päris sama, et nagu oleks reisil käinud, aga selles mõttes, et lõõgastuda või nii-öelda taastuda aitab suht hästi. Ja teine variant muidugi see, et kui sa ikkagi väga reisile tahad minna tingimata kuhugi, siis vali võib-olla mingi odavam koht. Samuti võta lennupiletid soodukaga. Netis on päris palju saite juba, kus neid otsida saab. Ja ööbimine läbi Airbnb näiteks tuleb jällegi omajagu odavam. Bulgaarias näiteks meil oli, see oli circa 50% odavam kui hotellituba ja üldjuhul enamus neist olid nagu paremad toad kui hotellis. Nii et täitsa tasub kaaluda. Aga nüüd nii-öelda suures pildis ütleks nii, et kui sul on selline olukord, kus sa tunned, et sa investeerid kogu raha ära ja sul nii-öelda elamiseks ei jää, siis esimese asjana tuleta meelde, miks sa seda teed. Ma eeldan, et sul on hea põhjus selleks. Ja teise asjana tahaks meelde tuletada seda, et kui su eelarve on nii väike, et see ei võimalda sul finantseesmärke täita ja see ei võimalda sul reisile minna samaaegselt, siis võib-olla peaksid just keskenduma rohkem sellele investeerimisele, et su eelarve suuremaks saaks ja sa kunagi saaksid seda lubada, sest et reisid on neile, kes saavad seda endale lubada, et igaüks peaks ikkagi elama vastavalt oma sissetulekutele. Et kui sa ikka ei teeni nii palju, et saaksid omale reisimist lubada ja samal ajal ka pensionipõlves võiksid iga päev süüa, siis paraku sa ei saa omale reisimist lubada. Nii lihtne see ongi. Et igaüks peaks elama vastavalt oma rahakotile. Et jah, ma olen nagu nõus. Elama peab ka. Ei saa kõike raha tuleviku arvele kinni panna. Ja kui sa tõesti oled üks neist väga vähestest, kes seda teeb, et pingutab üle, siis jällegi sama soovitus, miks sa seda teed. Mõtle üle, miks sa seda teed. Kui see on sinu jaoks tõesti nii oluline, et seda teha, isegi siis, kui sa ei naudi oma elu, siis palun tee edasi. Aga kui probleem on selles, et sul on nii väike sissetulek, et sul lihtsalt ei jää üle, siis tegele probleemiga. Suurenda sissetulekut ja kaota see probleem ära. Ja siis sellest suurendatud sissetulekust hakka omale reisi jaoks ja mis iganes meelelahutusteks raha kõrvale panema. Aga ära mõtle niimoodi, et see probleem on investeeringutes. Probleem ei ole seal. Probleem on selles, et sa kas A, pingutad mõttetult üle, kuigi sul ei ole vaja, või B, su sissetulekud on nii väiksed, et sa ei saa lubada elustiili, mida sa tahad. Ja muidugi siis võib C olla, et sa tahad elustiili, mida sul võib-olla ei ole vaja, võib-olla tahad liiga palju, aga kuna sa mainisid reisile minekut, siis ma eeldan, et sa ei eelda siin mingit liiga luksuslikku elustiili. Et pigem probleem on siis selles A-s või B-s ja tegele nende probleemidega. Aga ära mõtle seda, et kui ma nüüd investeerimise ära lõpetan, siis kõik on hästi. See pigem sa teed lihtsalt oma elu raskemaks sellega. Sest kui sa täna ei suuda investeerimise eesmärke täita ja kõrvale raha panna, siis see, et sa investeerimist vähendad, on kõige kahjumlikum variant, sest et sa teed enda tulevikku veel raskemaks, sul on tulevikus veel raskem seda teha või seda reisiraha leida. Et pigem on see, et kui sa täna ei suuda muu jaoks raha leida, siis investeerimine on just see koht, mis aitab sul tulevikus muu jaoks raha leida kergemini, sest et investeerimine suurendab su tulusid. Ehk see, aga see reisimine pigem vähendab su tulusid, mis tähendab seda, et sul on tulevikus veel raskem
reisimiseks raha leida, kui sa täna investeerimise ära lõpetad ja kulutad rohkem. Et pigem leia selle reisi jaoks raha mujalt. Loodan, et said siit omale mõtteid. Ma tean, kiusatus on hästi suur. Kiusatus on suur võtta raha ilmselt lihtsalt välja, võib-olla investeeringutest ka, minna sellest reisima ja elada, lüüa see laiaks. Aga see on sisuliselt sulle endale jalga tulistamine, et loodan, et leiad sealt siit eelnevatest mõtetest omale mõne sobivama ja parema lahenduse, mis ka pikas perspektiivis kasuks tuleb. Sellega minu poolt tänaseks kõik. Kui sina või keegi sinu sõpradest, tuttavatest, sugulastest on sellises olukorras, kus ta investeerib nii palju, et elamiseks raha üle ei jää või on kunagi seal olnud või oled sina kunagi seal olnud, siis oleks huvitav lugeda, miks see nii juhtus või kuidas sinul see kogemus olnud on, et tule kommenteeri siin saate all Rahafoorumi blogis, jaga oma arvamust ja mõtteid sel teemal ja vaatame, äkki keegi mõtles mingi veel huvitavama lahenduse välja, kui mina välja pakkusin. Aga suur tänu kõigile nende huvitavate ideede eest, mis juba meilidele on tulnud. Suur tänu Mardile selle huvitava küsimuse eest. Ja kui sinul on mõni sarnane küsimus või sul on mõni huvitav idee, siis pane meile teele radio@rahafoorum.ee ja kohtume järgmises saates. Ciao!